Alates 2025 aasta lõpust on Ukraina märkimisväärselt suurendanud oma kaugmaa drooni ja raketirünnakute sagedust ning tõhusust Venemaa territooriumil. Need rünnakud on kestnud juba paar aastat, kuigi väiksemas mahus. Kuid niinimetatud kineetiliste sanktsioonide kampaania on tõeliselt hoogustunud 2025 aasta keskpaigast ning sellest ajast alates on need rünnakud eksponentsiaalselt kasvanud. Ukraina droonide arv, mida igal ööl välja lastakse, on nüüd võrreldav või isegi ületab Venemaa poolt vastassuunas välja lastud droonide arvu. Kuna Venemaa naftarafineerimistehaste ja strateegiliste sõjaliste objektide arv, mis hävivad tules, kasvab, on Venemaa president Vladimir Putin paanikas. Aga tema jaoks läheb asi veel palju hullemaks. Ukraina on sõlminud rea ülisettevõtteid droonide tootmiseks, sealhulgas mitme Saksa ettevõttega, mis suurendavad Ukraina kesk- ja kaugmaa ründedroonide arvu, kvaliteeti ja hävitavat jõudu. Ja viimane teadaanne, mis käsitleb partnerlust Auterion Airlogicsi ühisettevõttega GmbH, tõotab olla üks neist ettevõtmistest kõige olulisem. See varustab Ukraina kõige kaasaegsemate droonidega, mis praegu taevas lendavad. Ettevõte hakkab tootma tuhandeid raskeid droone, mida täiustab arenenud tehisintellekt ning mida hakkavad kasutama nii Ukraina relvajõud kui ka lõpuks Saksamaa Bundeswehr. Siin on, milles see tehing seisneb ja miks see võiks sõja kaalukausid veelgi rohkem Ukraina kasuks kaalutada. 2026 aasta aprilli keskel teatas Auterion Airlogicsi ühisettevõte GmbH, et on saanud oma esimese tellimuse tuhandete keskmise ulatusega raskete, tehisintellekti juhitud autonoomsete ründesüsteemide tootmiseks Ukraina relvajõududele. See on seni suurim Saksamaa tootmistellimus raskete autonoomsete ründedroonide jaoks. Tellimus järgnes kohe pärast ettevõtte asutamise väljakuulutamist Müncheni julgeolekukonverentsil veebruaris. Seda korporatsiooni, mida toetavad nii Saksamaa kui ka Ukraina valitsused, nähakse osana laiematest jõupingutustest tugevdada nii Ukraina kui ka Euroopa kaitsetööstuse võimekust. Ühisettevõte ühendab Ukraina ettevõtte Airlogics lahingutes testitud drooniplatvormid USA firma Auterioni Saksa haru arenenud autonoomse navigeerimise, tehisintellekti juhtimise ja elektroonilise sõjapidamise vastupanuvõime tarkvaraga. Ühisettevõtte eesmärk on toota droone, mis on loodud vastupidavaks keerulistes operatiivtingimustes, säilitades samal ajal vastavuse NATO standarditele. Nagu Airlogicu tegevjuht Vitali Kolosnichenko ütleb, koos ehitame liitlaste droonisõja tulevikku. Ja nüüd on neil esimene suur tellimus, mille alusel hakatakse uutelt tootmisliinidelt droone tootma. Ettevõtte teates ei mainitud toodetavate droonide nimesid, vaid öeldi, et nii X-kujuliste kui ka delta-kujuliste tiibadega droone toodetakse tuhandeid aastas. Kuid nimetused avalikustati hiljem Ukraina presidendi kantselei poolt avaldatud nimekirjas Saksamaa Ukraina ühisettevõtetest toodetavatest droonidest Anubis ja SEF-X. Mida me siis nende droonide kohta teame? Enamik üksikasju pole veel avalikustatud, sealhulgas hind ja tehnilised andmed. Kuid see, mida saame olemasoleva teabe ja hiljuti Berliinis toimunud demonstratsiooni põhjal kokku panna, on üsna huvitav lugemine. Anubist kirjeldatakse kui keskmaa ründesüsteemi kõrge väärtusega sihtmärkide ja soomustatud sõidukite jaoks. SEF-X-i kirjeldatakse kui kompaktsemat taktikalist drooni, jalaväe ja kerge soomuse vastu rünnakuteks. Mõlemad süsteemid on loodud töötama GPS-ita, vaenulikes keskkondades ning nagu mainitud, on neil X-tiivaga ja delta-tiivaga lennukikered. Välimuse järgi tundub, et Anubis on tõenäoliselt kohandatud teise Auteria drooni, Artemis ALM-20 põhjal. 2025 aasta oktoobris teatas Auteria, et nad lõpetasid Project Artemise, USA kaitseministeeriumi innovatsiooniüksuse projekti ning ehitasid uue kaugmaa kamikaatsedrooni nimega Artemis ALM-20. Esmapilgul meenutab see droon tugevalt kurikuulsat Iraani Shahid 136 drooni. See iseenesest ei ole eriti üllatav. Shahid on selline relv, mille kohta inimesed ütlevad, kui sa ei suuda neid võita, siis ühine nendega. Venemaa kasutas algseid Shahideid ja on selle disaini põhjal välja töötanud droonide perekonna nimega Gerin. Isegi USA uus Lukase kaugmaa kamikaatse droon loodi Shahidi põhjal pöördprojekteerimise teel. Nii et kui jõuti Artemisiini, siis miks leiutada jalgratast uuesti? Artemis ALM-20 on väidetavalt kaugmaa droon, mille lennuulatus on veidi alla 1000 miili. See kannab 99 naelast lõhkepealaengut ja kasutab Auterioni patenteeritud tehisintellekti sihtmärgini juhtimiseks. Sellest räägime varsti lähemalt. Droon töötati välja koostöös ühe Ukraina ettevõttega, mille nime turvakaalutlustel ei avalikustata.
Kui Artemis valmis sai, teatas Autarian, et USA kaitseministeerium ja teised partnerid alustavad masstootmist USA's, Saksamaal ja Ukrainas rajatavates tehastes. Kaugu Anubisse ja SEF-Xi tootmine toimub Saksamaal. See on veel üks vihje, et Anubis on tõenäoliselt Artemis ALM-20 modifikatsioon. Peamised muudatused on tõenäoliselt seotud drooni ümberprofiilimisega keskmaa rünnakuteks. Keskmaa droonid, mida nimetatakse ka kesk- või keskmise ulatusega droonideks, on tavaliselt umbes 400 miili lennuulatusega, lennukõrgusega 12 000 kuni 30 000 jalga ja kuni 24-tunnise lennuajaga. Need on mõeldud sõjaliseks lahingutegevuseks ja või pidevaks jälgimiseks piirkondlikes operatsioonitsoonides. Pika tegevusraadiusega droonid on seevastu sageli klassifitseeritud kui keskmise või suure lennukõrgusega pika lennuajaga mehitamata õhusõidukid, lühendatult MALE või HLE. Üle 400 miili lennuraadiuse ja enam kui 24-tunnise lennuajaga on need suure vastupidavusega strateegilised platvormid, mida kasutatakse sõjaliseks jälgimiseks, spionaažiks, ilmavaatlusteks ja geograafiliseks kaardistamiseks. Keskmise tegevusraadiusega Anubis on loodud elavjõu, taktikaliste ja strateegiliste sihtmärkide ning soomustatud sõidukite tabamiseks keskmisel kaugusel. SEF-X on seevastu loodud elavjõu ja kergete soomukite, sealhulgas logistika ja transpordisõidukite hävitamiseks. Tundub, et see on Airlogicu UAS SEF Kamikaze drooni edasiarendus. Algsed UAS SETI märgati esmakordselt Saksamaa tollase kantsleri Olaf Scholzi visiidil Ukrainasse 2024 aasta detsembris. Mõni kuu hiljem, 2025 aasta märtsis, kinnitas selle kasutuselevõttu Azovi 12. erioperatsioonide brigaad. Nagu Artemis ALM-20 meenutavad ka UAS SETi ja Berliinis demonstreeritud SEF-Xi demomudellid tugevalt Shahid 136 drooni. Siiski on need palju väiksemad, mõeldud keskmaa rünnakuteks, tavaliselt 30 miili või rohkem ning vajavad märkimisväärses koguses kütust ja akusid. Erinevalt palju suuremast kütusel töötavast Shahedi droonist kasutab UAS SEF-i seade elektrimootorit, mis parandab selle varjatust, vähendades soojus- ja helisignaale. Tundub, et sellel on ka segamisele vastupidav navigatsioon. Mõlemad omadused on väga tõenäoliselt olemas ka SEF-Xil. SEF-Xil on ka kokkupandavad tiivad, mis tähendab, et see lastakse välja transpordi stardikonteinerist. Selle täpseid omadusi pole veel avalikustatud, kuid kuna seda reklaamitakse lühimaa droonina, on see tõenäoliselt ümberseadistatud nii, et selle tõhus tegevusraadius ulatub 100 miilideni, erinevalt rangelt lühimaa UAS SEF-ist, mille tegevusraadius on vaid 10 miile. Kuid mis teeb need droonid paljudest teistest praegu kasutusel olevatest eriliseks, on nende väga arenenud automatiseeritus tänu Autariani spetsiaalsele tarkvarale. Mõlemad droonid töötavad täiustatud tehisintellekti võimekusega, mida peamiselt juhib Autariani tarkvarapakett, sealhulgas Autarian OS operatsioonisüsteem, Skynode lennuarvuti ja Nemex Swarm koordineerimistarkvara. See näitab olulist muutust Ukraina ründevõimekuses, üleminekut lahinguvälja luurelt autonoomsele kineetilisele reageerimisele. Autariani tarkvarapaketi eesmärk on pakkuda ühtset riistvarast sõltumatut platvormi, mis toimib autonoomsete süsteemide ühise operatsioonisüsteemina. See platvorm on loodud toetama sõidukeid õhu, maa ja mere valdkonnas, võimaldades avatud ökosüsteemi, kus erinevate tootjate riistvara saab sujuvalt koos töötada. Paketi keskmes on Autarian OS. See on kaubanduslikult kasutatav ja tugevdatud versioon avatud lähtekoodiga PX4 lennujuhtimistarkvarast, mille lõi Autariani asutaja Dr. Lorenz Meyer. Autariani operatsioonisüsteem toimib tarkvaralise selgroona, mis töötab sellise sõiduki nagu Anubis või CEF-X pardarvutis, hallates kõiki põhifunktsioone, alates lennujuhtimisest kuni missiooni täitmiseni. Järgmiseks osa selles virnas on Skynode, riistvarakomplekt, mis on loodud Autariani operatsioonisüsteemi käitamiseks. Need seadmed ühendavad lennujuhtimiskontrolleri reaalajas toiminguteks ja pardal asuva missiooniarvuti, mis tegeleb kõrgema taseme ülesannetega nagu tehisintellekt, arvutinägemine ja täiustatud side. Skynode toimib kõikehõlmava avionika moodulina, mida tootjad saavad oma sõidukite disainidesse integreerida. Riistvara on saadaval 3 mudelis. Skynode S väikeste integreeritud süsteemide jaoks nagu FPV-droonid, Skynode X keskmise koormuse jaoks ja Skynode N tehisintellekti mahukate tööde jaoks. Versioon, mida tõenäoliselt integreeritakse Anubise drooni, on kas Skynode X või N, samas kui SEF-X kasutab tõenäoliselt Skynode S mudelit, mis vastab selle väiksema taktikalise drooni rollile. X-konfiguratsioon pakub ulatuslikku ühenduvust, dubleeritud sensoreid ja integreeritud Ethernet-lülitit taktikaliste raadioseadmete jaoks.
Operatsioonisüsteemi ja riistvara ühendab tarkvaratoodete komplekt, mis pakub operaatoritele ja arendajatele liideseid sõidukite juhtimiseks, laevastike haldamiseks ja võimekuste laiendamiseks. Selle hulka kuulub Autariani missiooni juhtimine, maapealse juhtimispunkti tarkvara, mida kasutatakse missioonide planeerimiseks, lennujuhtimiseks ja sõidukite reaalajas jälgimiseks. Autariani Sweep täiendab seda, pakkudes pilvepõhiseid tööriistu lennulogide haldamiseks, vastavusaruanduseks ja autonoomsete sõidukite laevastike kaugjälgimiseks. Arteriani rakenduste pood on samuti olemas. See on turg, kus on nii ettevõtte enda kui ka kolmandate osapoolte rakendused, mis töötavad Autariani operatsioonisüsteemil. Need rakendused pakuvad spetsiaalseid võimalusi, sealhulgas FPV TGT juhtimist lõppfaasi rünnakuteks, parverakendust koordineeritud lennuks ning OXI rakendust navigeerimiseks ja GPS-ita keskkondades tegutsemiseks. Kuid võib-olla kõige muljetavaldavam Autariani tarkvara või hirmutavam, kui oled Putin, on selle Nemix tarkvara. See tähendab Nemesis, nagu kättemaksu Kreeka jumalanna. Nemix on tehisintellektil põhinev tarkvaralahendus, mis võimaldab koordineeritud autonoomseid drooniparvi. See kasutab reaalajas tehisintellekti ja arvutinägemist, et võimaldada droonidel tegutseda koordineeritud parvena, võimaldades ühel operaatoril juhtida mitut drooni ala külastamiseks ja mitme sihtmärgi samaaegseks ründamiseks. Kuigi pole täpselt selge, millised Autarian Stacki komponendid Anubise ja CFX droonidesse rakendatakse, viitab asjaolu, et droonidesse, eriti kompaktsemasse seti, lisatakse parvena tegutsemise võimekus tugevalt sellele, et Nemix saab olema põhikomponent. Kui sind huvitab põhjalik sõjaliste teemade kajastamine ja analüüs, siis telli The Military Show. Me lahkame lood ja nende mõjud lahti, et saaksid täpselt kursis olla, mis sõjanduse maailmas toimub. Nüüd tähendab Alterioni täiustatud tehisintellektiga tarkvara lisamine seda, et Anubis ja Seth pakuvad väga autonoomset navigeerimist, sihtmärkide tuvastamist ja ründamist. Need droonid peaksid suutma iseseisvalt navigeerida ja valida oma sihtmärke väga vähese inimsekkumisega. Need töötavad GPS-ita vaenulikus keskkonnas, kasutades navigeerimiseks ja missiooni täitmiseks tehisintellekti, isegi siis, kui sideühendused on häiritud või katkenud. Ukraina jaoks võimaldavad need võimed droonidel sooritada täppislööke nii statsionaarsete kui ka liikuvate sihtmärkide pihta, minimeerides samal ajal kaasnevat kahju ja operaatori töökoormust. Ja see võib olla mängu muutja. Nagu hästi teada, on üks Ukraina peamisi raskusi sõjas elav jõupuudus. Ukraina elanikkond oli täiemahulise sissetungi alguses 2022 aastal umbes 3,5 korda väiksem kui Venemaal ning on veelgi vähenenud iseseisvumise ajal 1991 aastal oli see umbes 52 miljonit, tänaseks hinnanguliselt 39,5 miljonit. See tähendab, et Venemaal on rindel märkimisväärne tööjõueelis, eriti nii pikal rindel nagu Ida- ja Lõuna-Ukrainas. Venemaa on saanud kasutada taktikat rünnatas samaaegselt mitmes erinevas piirkonnas, sundides Ukrainat oma väiksemaid jõude laiali hajutama ja tekitades lünki, mida venelased saavad ära kasutada. Ukraina ulatuslik droonide kasutamine rindel on seda eelist oluliselt vähendanud. Nüüd võib Ukraina võimekus lasta välja autonoomselt juhitavaid droone, mis liiguvad iseseisvalt ja leiavad ise sihtmärgid, muuta senise ebasoodsa olukorra nende kasuks. Sama kehtib ka Ukraina kaugmaa rünnakute kohta Venemaa sügavusse. Nagu varem mainitud, on nende rünnakute ulatus, arv ja tõhusus kasvanud. Ja see on enne, kui tuuakse laialdaselt kasutusele tuhanded peamiselt autonoomsed tehisintellektiga drooniparved. Pole ime, et Putin ja laiem Vene sõjandusringkond on paanikas. Intel Slava, üks tuntumaid Vene sõjablogijate kanaleid, on hiljutistes postitustes Telegramis väljendanud sarnaseid muresid. Pärast videomaterjali suurest tulekahjust, mis järgnes Ukraina droonirünnakule Tuapse naftarafineerimistehasele, tõi kanal esile nende rünnakute kasvava surve Vene õhutõrjele. See peegeldab laiemat kriitikamustrit sõda toetavate kommentaatorite seas, kes üha enam seavad kahtluse alla süsteemi suutlikkuse tulla toime Ukraina droonirünnakute ulatuse ja sagedusega. Sõnum on selge. Ilma oluliste muudatuste või jõupingutusteta Ukraina droonivõimekuse häirimiseks selle tekkekohas võib Venemaa aasta lõpuks silmitsi seista kasvavate probleemidega. Ja see on enne, kui arvestada Autarian Airlogicsi tehisintellektiga drooniparvede kasutuselevõttu. Kuigi need droonid võivad olla täiesti uued ja tipptasemel, ei ole need kindlasti pelgalt teoreetilised prototüübid. Need on otsese vajaduse ja lahingulise arengu tulemus. Airlogic ütleb, meie insenerid töötasid need süsteemid välja tule all. Nüüd toodab Saksa tööstus neid sellises mahus, mis muudab põhimõtteliselt olukorda lahinguväljal. Iga tootmisliinilt väljuv seade kannab endas aastatepikkust reaalse lahingukogemust.
Lisaks UAS Sethi kogemustele on Airlogics saanud palju teadmisi ka oma Core-platvormilt. Core on lahingutes tõestatud katapuldist käivitatav luuredroon, mida kasutatakse taktikalise ja strateegilise ISR-i ehk luure, seire ja luuretegevuse jaoks. Selle tegevusraadius on 259 kilomeetrit, lennuaeg 4 tundi ning see on loodud töötama elektroonilise sõjapidamise keskkondades. Autariani tarkvara on kasutatud ka mitmetes teistes projektides, võimaldades koguda hulgaliselt taktikalisi ja operatiivseid teadmisi. Ukrainas sõlmis ettevõte Pentagoni poolt $50 miljoni suuruse lepingu, et tarnida Ukraina vägedele 33 000 tehisintellektiga täiustatud löögikomplekti. Need komplektid, mis põhinevad Skynote S riistvaral, pakuvad autonoomset lõppjuhendamist ja vastupanuvõimet elektroonilisele sõjapidamisele, olles üks suurimaid autonoomse tehnoloogia kasutuselevõtte seni. Skynote S ja Nemek süsteemid integreeriti samuti Lightning Labsi Kestrel droonidesse Ameerika Ühendriikides. USA armee 25. jalaväediviisi poolt kasutatavad, kohapeal toodetud 5-tollised kvadrokopterid integreeriti väidetavalt Autariani süsteemidega vähem kui nädalaga. Ja Taiwanis integreeris kohalik tootja Thunder Tiger Autariani tehisintellekti ja tarkvara, sealhulgas Nemeksi kogu oma mehitamata sõidukite valikusse. Autarian on sõlminud pikaajalise koostöölepingu suure Saksa kaitsetööstuse ettevõttega Rheinmetall, et ühiselt arendada ühtset operatsioonisüsteemi erinevatele õhu-, maa- ja merepõhistele mehitamata sõjalistele süsteemidele. Rheinmetall on seda suhet tugevdanud, saades Autariani osanikuks. Nüüd on Ukrainale kasu neist uutest tootmisliinidest, mida Saksamaal nende droonide jaoks rajatakse, ilmselge. Tuhanded pidevalt saabuvad täiustatud tehisintellektiga droonid, mis suudavad iseseisvalt navigeerida, sihtmärke sihtida ja isegi parvena tegutseda, peaksid oluliselt suurendama Ukraina kaugmaa rünnakuvõimekust ja tõhusust. Kuid Ukraina ei ole selle tehingu ainus võitja. Tegelikult on samad süsteemid mõeldud ka Saksamaa relvajõudude laskemoona hanke vajaduste katmiseks. Ja eeldades, et neid kasutatakse Ukrainas edukalt, on tõenäoline, et tulevikus näeme paljusid teisi armeesid tellimas Anubist ja Setit. Aga sellel lool on veel üks oluline osa, mis tõenäoliselt teeb Putinile veelgi rohkem muret kui autonoomsed droonid. Droonide tootmisleping. Saksa föderaalse kaitseministeeriumi koordineerimisel tähistab see nihet taktilisest abist suuremahulisele tootmisele ja mitte Ukrainas, vaid Saksamaal. Turvalissuse, stabiilsuse ja Ukraina ekspordinõuete tagamiseks viiakse mõlema drooni tootmine täielikult läbi Saksamaal. Ukraina ekspordilitsentside alusel. Ja see ei ole ühekordne juhtum, vaid trend. 15. aprillil allkirjastasid Ukraina ja Saksa kaitsetööstusettevõtted 6 lepingut algatuse Ehita koos Ukrainaga raames. President Volodymyr Zelenski poolt 2025 aasta juunis välja kuulutatud programm eesmärgiks on tugevdada Ukraina kaitsetööstust, luues rahvusvaheliste partneritega relvade ühistootmise. Ja need pingutused kannavad selgelt vilja Ukraina relvameistrite nõukogu avalduse kohaselt. Need 6 lepingut on Ehita koos Ukrainaga mudeli praktiline rakendamine, kus Ukraina lahendusi laiendatakse koostöös Euroopa tööstusega, ühistootmiskohtades ja uute tootmisvõimaluste kasutamisega. Nende lepingute hulgas sõlmis CAF Industries, üks suurimaid Ukraina FPV droonide tootjaid, vastastikuse mõistmise memorandumi MOU Saksamaa ettevõttega Tyra, et luua ühisettevõte Ukraina-Saksamaa BPLA püüdurite tootmiseks. Samal ajal sõlmis Ukraina droonitootja Culver Aerospace samuti lepingu Saksa kaitsetööstuse ükssarvikuga Helsing ühiseks droonide arendamiseks ja tootmiseks Saksamaal asuvas tootmiskohas, kusjuures rahastuse annab otse Saksamaa valitsus. Teine Ukraina droonitootja WeDrones laiendas oma partnerlust Saksa-Ukraina ettevõttega Quantum Systems, mis on WeInvestor. Nad on allkirjastanud koostöömemorandumi, et luua ühisettevõte WeStrilleri püüdurite tootmiseks. Samamoodi allkirjastasid Ukraina ettevõte Ukravia System ja Saksa ettevõte Pointo X koostöömemorandumi raketi- ja lennundussüsteemide ühistootmiseks. Tehnoloogilise koostööleping allkirjastati ka tuntud Ukraina ettevõttega Firepoint, mis vastutab Flamingo tiibraketi eest. FP2 ja FP7 kiired 120 miili ulatusega taktikalised ballistilised raketid või droonid ning Saksa lennukiosade tarnija Deal Aviation. Mõni kuu varem, veebruaris, esitles Ukraina arendaja Frontline Robotics uut droonipommitajat Linta 3.0, mida hakatakse tootma nii Ukrainas kui ka Saksamaal. See saab olema esimene droon, mida toodetakse esimeses Ukraina-Saksa ühisettevõttes Quantum Frontline Industries, mille teatasid Ukraina Frontline Robotics ja Saksa Quantum Systems 2025 aasta detsembris.
Nii et Putin ei higista ainult Anubise ja Zefexi pärast. Kui venelased juba praegu vaevlevad Ukraina kaugmaarünnakute tõttu nende taristu pihta, siis kuidas nad küll suudavad toime tulla selle tohutu mahu kasvuga, mis kaasneb nende laienevate Euroopa tootmislepingutega? Võib-olla veelgi olulisem on see, et kui täna on Venemaal droonide osas eelis ülejäänud Euroopa ees, siis nende lepingute tõttu homme seda enam ei ole. Seega need ülisettevõtete tootmislepingud ei kindlusta mitte ainult Ukraina, vaid ka Euroopa tulevikku. Need näitavad, et Ukraina ei ole enam lihtsalt varustuse saaja. Sellest on saanud peamine teadus- ja arenduskeskus, kus ehitatakse ja laiendatakse Euroopa julgeoleku tulevikku. Ja venelased on seda murelikult tähele pannud. Samal päeval, kui teatati eelpool mainitud ühisettevõtetest, avaldas Venemaa kaitseministeerium nimekirja umbes 21 rajatisest üle Euroopa ja teistes piirkondades, väites, et need toodavad Ukrainale ründedroone või nende komponente. Selles nimekirjas on 11 objekti, mis on tuvastatud Ukraina ettevõtete filiaalidena sellistes linnades nagu London, München, Riia, Vilnius ja Praha. Lisaks 10 välismaist ettevõtet Madridis, Veneetsias ja Haifas. Selle nimekirja avaldamise tagajärjed on märkimisväärsed. Dmitri Medvedev, Venemaa julgeolekunõukogu aseesimees ja üks Venemaa kõige ettearvamatumaid tegelasi platvormil X, postitas, et need aadressid moodustavad potentsiaalsete sõjaliste sihtmärkide registri Venemaa relvajõudude jaoks. Venemaa kaitseministeeriumi avaldust tuleb võtta sõna-sõnalt. Euroopa rajatiste nimekiri, kus toodetakse droone ja muud varustust, on potentsiaalsete sihtmärkide nimekiri Venemaa relvajõudude jaoks. Millal rünnakud reaalsuseks saavad, sõltub sellest, mis edasi saab. Ta lõpetas postituse sõnadega: magage hästi, Euroopa partnerid. Kas Putin tegelikult annab käsu mõnda neist rajatistest rünnata, jääb veel näha. See oleks seni suurim sõja eskalatsioon ja viiks kindlasti NATO ja Venemaa otsesesse konflikti. Sel juhul võib juhtuda, et Euroopa julgeoleku tagamise asemel võib droonide tootmine Ukrainale Euroopa territooriumil seda hoopis tõsiselt õõnestada. Loomulikult jälgime arenguid tähelepanelikult ja hoiame teid kursis. Muidugi, kui asjad jätkuvad praeguses tempos, ei pruugi Venemaa isegi nii kaua vastu pidada, et selliseid rünnakuid korraldada. Vaadake seda videot, et teada saada, miks. Aitäh vaatamast!